Tere! Ja käes on siis 2.2 teemaplokk. Senise töökogemuse kaardistamine. Et ta natukene ühildub selle iseenda tugevuste ja arengukohtade kaardistamisega. Ja miks see nii tugevalt on minul sees siin, ongi just sellepärast, et ma eelmises plokis nagu üritasin teile selgeks teha, et äriidee võiks lähtuda sinust. Kui te võtate kõrvale abimaterjali, siis see on see materjal, mida te võiksite kindlasti välja printida või siis video kõrval samal ajal täita. Et te saate ilusti teha ta lahti seal ja ärge unustage nii-öelda salvestada iseenda jaoks ära. Sellepärast, et me koos teiega siin hakkame tegema ühte võimsat meetodit või meil kahte. Üks on maailma tuntud ja Jaapanist pärinev meetod Ikigai. Et Ikigai tegelikult on siis Jaapanis nimetatakse sellist sinu asja Ikigaiks. Ja vist seal on see kogukond, kus see Ikigai on nii oluline, et kõik inimesed teevadki oma Ikigaid. On väga kõrge vanusega kogukond. Inimesed elavad kauem ja on õnnelikumad. Seepärast nad teevad oma Ikigaid. Ja see on tegelikult ka selline meetod, mis järjest rohkem mujal maailmas koolitajate seas leiab rakendust. Sest oma lihtsuse ja loogika poole pealt ja samas nagu millestki siuksest, et sa saad mõistad oma tööalast eneseteostust natuke teisel tasandil. Ja kui te võtategi selle joonise ette, siis ta on nagu siuke lillemotiiv. Et kui te otsite internetist jälle, te saate igasugused erinevad värvikamades seda Ikigaid loomulikult. Ja keskel siis on siis see Ikigai ehk siis elukirg kui eesti keeles, et selle nime pani Sirli Sillassoo, üks coach, kellega ma töötasin koos ja siis tema nimetas seda elukirjaks, et noh, nii on. Et üleval siis saadki kirjutada, et seal on nagu igal kroonlehel on oma teema ja need kattuvad. Ja kui sa vaatadki, et mingid Ikigai lähedal olevad asjad tegelikult ei paku seda täit rahuldust, mida sul oleks vaja. Et ainult see keskmine punkt, see pisikene punkt on see Ikigai, mida sul on vaja ja kuhu sul oleks vaja jõuda. Kindlasti ei ole see midagi sellist, et läbi elu nagu üks ja sama. Mingid nüansid sealt võivad jääda. Et isiksus ja isiksuse omadused on midagi, millega me sünnime. Ja kui me oleme rõõmsameelsed, siis me olemegi rõõmsameelsed. Ükskõik kui näiteks ekstravert oleme on ja kui ükskõik kui me tahame introverdiks hakata, me ei saa. Et mingid osad sinust jäävad läbi aastate, läbi erinevate rollide ikkagi samaks. Ja Ikigai siis võimendab neid sinu tõelisi osasid, kui niimoodi võib öelda. Et üleval siis ongi see, mida sa armastad. Et sa saadki sinna kirjutada, all on ka need tabeli formaadis, need samad küsimused, et sa võid kirjutada sinna. Võin näidata oma Ikigaid. See oli tehtud 2017 aasta alguses veebruaris. Ei isegi varem, 2016 on see. Ja minu Ikigai on natuke teistsugune, seepärast, et ma olen natuke teistsugune. Et mina liikusin sellest, täitsin traditsiooniliselt selle ka ära. Et siin materjalis ma täitsin sinna kroonlehte. Aga selleks, et leida neid reaalseid seoseid iseenda jaoks ja muuta seda natukene teistsuguseks, minulikumaks, ma tegin sellise Ikigai, ma näitan kohe. Nii, et minu puhul sai siis selline Ikigai. Et see, millise Ikigai sina teed, lähtub sinust. Et kuskil ei ole õiget või valet. Ja siis ülemine ongi siis vaikselt hakkavad kirjutama neid vastuseid, et mida sina armastad. Mida sa üldse armastad oma elus? Et see plokk on hästi siuke mõtisklev, filosofeeriv, sügavuti minev
et ole valmis sellele protsessile ja lähme koos. Et mina niikuinii neid vastuseid ei näe, mida te kirjutate online kursuse nagu sihuke miinus. Nii et võib-olla ka pluss, et te saategi teha iseendaga seda tööd. Kirjuta sinna lahtrisse nii palju asju, mida sina armastad oma elus. No mina on inimesi inspireerida näiteks, uue loomist, ideede genereerimist, uue õppimist, maagiat. Järgmisel poole peal on siis see, mida maailm vajab. Mida sinu arvates maailm vajab praegu? Mis on need valdkonnad maailma muredest, mis sind nagu isiklikult kõnetavad? Et kui need teemad tulevad õhku, siis sa nagu lähed sisemiselt põlema, sest see on sinu jaoks oluline väärtus või siis valdkond, mis sind kõnetab ja puudutab inimesena. Et mida sina arvad, et maailm vajab praegu? Mul ongi vähem kurjust ja rohkem usku endasse ja imedesse ja rahu ja positiivsust. Need on minu väärtused, et ma räägin need lihtsalt siin ära, sellepärast et äkki need toetavad protsessi, aga sa ei pea minu järgi kirjutama, et kirjuta ikka oma asju, mis sinu seest tuleb. Ja jätke see, mis on sinu elu missioon vahele. Kirjutage järgmisena ära see, mille eest sulle makstakse. Mille eest inimesed on valmis sulle maksma, kas minevikus või tulevikus. Sa ei pea jääma kinni sellesse, et varasemalt mulle maksti selle asja eest, vaid mõtle ka tuleviku peale, mille eest sinu osadest on inimesed nõus maksma. Teadmiste, oskuste eest, mentorlus näiteks ja maailm ongi elude mõjutamine on sihuke, mille eest makstakse. Ja jäta see järgmine lahter jälle vahele ja see, milles sa oled hea. Mis on sinu tugevus? Milles sina oled tugev? On see 4 nagu kroonleht, suur ring nii-öelda. What you are good at. Mis on sinu tugevus ja milles sa oled hea? Et kirjuta sinna nii palju, kui sulle tuleb. Ükskõik mis teemadel. Et me ei räägi siin ainult tööst, me räägime inimeseks olemisest. Nii et ükskõik, mis sa tunned, et sa oled hea. Mis rollides sa oled hea. Mis ütleb hästi välja. Ei ole vaja kirjutada, mis su söögi tegemisest kõige paremini välja tuleb. Aga kui sulle tuleb, sa oled hea söögi tegemisest, siis see on see koht, kus sa võid seda kirjutada. Ja nüüd, kui sa võtadki selle lille lahti, siis sealt tuleb välja 4 valdkonda, mis ma praegu jätsin teile sealt vastamata. Ja sa vaatadki nendest 2 asjast kokku, sellest, mida sa armastad ja mida maailm vajab. Sellest tuleb sinu elu missioon. Paned need 2 asja kokku, nopid nendest mõlematest asjadest midagi välja. See on sinu elu missioon, mida sa tunnetad inimesena, et sa tuled siia maailma tegema. Et minul ongi siis maailma mõjutamine ja muutumine näiteks. Tõmba need olulised märksõnad, mis on selles 2. See, mida sa armastad ja see, mida maailma vajab. Tõmba need märksõnad kokku oma missiooniks. Järgmine lahter on siis elukutsumus. Kui sa tõmbad selle, mis maailm vajab ja milles sa oled hea kokku, siis sellest tuleb su elukutsumus. Vaata, mis märksõnad ja asjad seal on. Mul ei ole isegi seda enda jaoks tookord tehtud. Et mis see on see, kui on rahu ja positiivsust ja maailmade mõjutamine, elude mõjutamine, mentorlus ongi siis, minu kutsumus on siis maailmasse rahu, positiivsuse süstimine või andmine läbi inimeste mentorluse ja teadmiste oskuste edasiandmise.
huvitav küll, mis ma praegu teen. Loodetavasti. Nii, ja kui me võtamegi siis nüüd kokku kolmanda on, mis on sinu elukutse, ehk siis milles sulle makstakse ja milles sa oled hea. Milles sulle makstakse, üks on puudu või? See, milles sa oled hea ja mis on su kirg. Nii, millest makstakse ja millest sa oled hea. Jah, seal vahel, millest sa oled hea ja millest sulle makstakse. Ja sealt tuleb sinu elukutse välja. Ehk siis ongi loovalt lahendamistes, avada inimeste südameid enda väljendamises, inimeste motiveerimine, inspireerimine ja läbi selle siis mentorlus ja teadmiste oskuste andmine. No minu puhul. Nii. Ja viimane ongi siis, mis on sinu kirg, ehk siis sellest, millest sa oled hea ja mida sa armastad. Et sa võid tõmmata kokku. Ja kui sa nagu keskendud nendele kõikidele asjadele eraldi, et mõtled, et mu elukutse võiks olla see, sest ma panin sinna lahtrisse selle, siis tegelikult midagi ikkagi jääb sinust puudu, sest me oleme üks tervik. Et meil on vaja liikuda sinna tuumani, ehk siis selle ikikaini. Sa pead sellest 4, nagu ta nagu suuremalt läheb väiksemaks see ikikai meetod. Et sul on vaja nüüd sellest 4 noppida välja see tuum, see lille süda. Ehk siis sinu ikikai. Kui sa seda ei leia, siis ongi see, et sa tunned küll rahulolu, aga tunned ennast kasutuna. Või siis tunned rahulolu ja kõike, aga ilma rahata. Või siis tunned põnevust ja kõike, aga samas oled kogu aeg kahtlev. Või siis tunned ennast rahaliselt mugavalt, aga sisemiselt oled tühi. Ja need on need nüansid, et ikikai annabki sulle selle rahulolu. Sa tunned ennast kasulikuna. Siis sul on põnev. Sa tunned ennast enesekindlalt. Ja sul on ka raha. Need on need olulised osad, mis võiks olla sinu ikikais. Ja ma põnevusega ootan, mis teie ikikaid tulid loomulikult. Et mõtlen, mis minu ikikai oli. Minu kasvamine kui bränd oli ikikai. Et tuligi natuke nagu teistmoodi minu jaoks, sest ma tegin selle omamoodi asja. Et kui see süsteem sulle tundub natukene nagu keeruline, siis teed nii palju, kirjutad ära nii palju, kui sees tuleb. Igasse lahtrisse palun kirjuta midagi, sest tihti me ei luba endale asju mõelda nii, nagu need on. Sest me ei luba sellele õigele infole enda seest välja tulla. Et me teame, me kirjutame ühe sõna ära, aga me ei ole nagu lubama seda nagu uskuda enda jaoks, et see tihti nagu väga palju, kui ma olen näinud ebakindlust, väikeste lastega kodused emad. Nendel on teatud ebakindlus, nad ei julgegi üldse nagu neid asju välja öelda, mis nende sees on. Ja nii kui nad tunnevad, et nad on kohustus seda siia paberi peale kirjutada, siis see on nende jaoks nii suur surve, et nad pigem ei kirjuta mitte midagi, jätavad lahtri tühjaks. Palun kirjuta sinna iga hetk lahtrisse midagigi. Ükskõik kui vale või õige see tundub. Siin ei ole ühtegi valet vastust, ütlen kohe. See on ideaalne test. Siin ei ole ühtegi valet vastust. Kõik siin on täiesti õige. Nii et palun kirjuta igasse lahtrisse midagi ja kindlasti kirjuta sinna ikikai lahtrisse midagi, mis tuleb nendest 4 kitsamast kroonlehest nagu kokku. Et see video kindlalt vajab ka teil pärast mõtisklemist ja see endaga tööd.
Teine meetod, mida ma isegi ei oska nimetada, on minu enda välja mõeldud meetod. Ta kuidagi, minu jaoks ongi äriplaan või äriidee tegelikult koosneb 4 komponendist. Hea äriidee koosnebki sinust, tegevustest, valdkond ja inimestest, keda sa tahad enda ümber. Et need on need 4 asja, mis igas äriidees peaksid olema, kohustuslikud on ju. Nii. Ja selleks, et me mõistaksime, mis on see ühisosa, kui need 4 asja me paneme kirja, see ongi välja mõeldud selline nagu rist 4 valdkonnaga. Et siin on ka suunavad küsimused. Tegelikult see esimene mina lahter kui selline, tegelikult panen siia ühe asja veel juurde tühja paberiga. Mina lahter kui selline näitabki seda, et sa võidki kirjutada sinna iseennast, milline sina oled, mis sind kui isiksust iseloomustab, mis sinu väärtused on, mida sa väärtustad, mis on sinu tugevused ja mis on sinu pärand. See on tegelikult üks põhilisemaid küsimusi, mida me võime endalt küsida. Natukene morbiidne, aga ma olen erinevatel eluetappidel enda käest küsinud, mis on see, mida ma tahan, et minu hauakivil oleks kirjas. Mis on see, kui ma praegu nii-öelda suren, millega inimesed jäävad mind mäletama, mis ma siia maailma jätsin või andsin on parem sõna. Et mida ma siia maailma andsin, mis on minu pärand, mida ma tahan oma lastele pärandada, et milliseid väärtuseid ma tahan oma lastele pärandada. Et see pärand ei ole minu mõistes siin midagi sellist nagu käega katsutavat on ju, vaid pigem sihuke nagu väärtus või siis sihuke maailmavaade või tunnetus, mida ma tahan oma lastele näiteks pärandada. Need on rasked küsimused ja ma ei eeldagi, et need vastused tuleksid kohe niimoodi tõks ja olemas. Mida rohkem te mõtlete nende asjade peale, seda paremini see meetod töötab. Järgmised ongi siis tegevused, mis sulle meeldivad tegelikult teha. Aga mina juurde võite kirjutada ka erinevaid isiksuse omadusi, iseloomu tunnuseid, mis teil on. Minu puhul rõõmsameelne, positiivne, kohustundlik, mis mul isiksusomadused veel on. Ja vaata, kui te ei tea, siis küsige oma lähedaste käest. Nad kindlasti tulistavad teile. Mis on need omadused, mis teevad sinust sinu? Et mis on sinu isiksuse osad? Et siin on ka tegelikult karjäärinõustajad teevad nagu erinevaid teste, üks on siis Tripod test, mida saab karjäärinõustaja juures teha. Ja teine on siis üks disk. Diski kasutatakse isiksuse analüüsiks siis, kui sa lähed kuskile ettevõttesse tööle. Et ma tegin just ühe diski, ma liitusin ühe coachingu programmiga ja seal ma tegin selle diski, ehk siis ta ongi nagu põhimõtteliselt isiksuse test, selgitamaks välja, milline on minu isiksus, mis osad minust vajavad arendamist ja milline coach või coach eesti keeles mulle sobib nende nagu seal coachingu programmis olevate coachide seast. Et kellel oleks kõige efektiivsem minuga koos töötada, kes paneks mind tööle, lähtudes siis enda isiksusest. Ehk siis meie tegelikult isiksus määratleb väga palju seda, milline äriidee meile sobib ja milliseid inimesi me hakkame enda ümber otsima. Nii. Et te võite vabalt ka sinna panna kirja isiksusomadused, mis teil tulevad. Et järgmine lahter on tegevused. Mis on need tegevused, mis sulle meeldib teha, mida sa naudid tegelikult? Et miks need tegevused on minu jaoks oluline siin välja tuua, on see, et me tihti tahame mingit äriidee on meil,
aga mingid tegevused meile sobivad, mingid ei sobi. Et kui me siin oleme ära kaardistanud enda jaoks, mis on see, mis sulle sobib, siis me teame, kuidas oma ärimudelit üles ehitada, mis tugistruktuurid, mis protsessid me delegeerime koostööpartneritele kohe eos, et sinul oleks rõõm alles, et sina tahad oma ettevõttesse kuuluda ja seda juhtida. Et mis on sinu oskused ja just tegevuste poole pealt. Mida sa vabal ajal teed? Mis su lemmiktegevused on? Et ja kuidas sa energiat kogud? Et mis annab sulle energiat? Sest et jube äge oleks ju tööl ka koguda energiat, mitte traditsioonilises mõttes see võtaks energiat. See on nagu, tegelikult esimeses blogis ka ju rääkisime väga palju sellest, et kuidas tegelikult õige äriidee annab mulle energiat. Miks ma tegelikult raamatupidamisest sinna noorsutust ära tulin, sest ma tundsin, et see võtab mu energiat, mitte ei anna mulle energiat. Ja sellepärast tegelikult ma otsustasingi, et mul ei ole vaja, et miski võtab mu elus energiat, vaid annab mulle energiat. Ja tollel hetkel raamatupidamine oli see, mis andis mulle energiat. Nüüd ma tunnen, et raamatupidamine võtab mult energiat. Ja mul on vaja uus asi leida, mis annaks mulle energiat. Ja järjest rohkem ma liigun sinnapoole, et saada aru, mis veel võimsamalt annab mulle energiat. Koolitused annavad mulle energiat, aga veel ma tean, midagi suuremat on tulemas. Aga ma olen valmis selleks. Nii. Ehk siis töö suhtes oma ettevõttes võiks olla ikkagi see, mis sulle annab energiat, mille kaudu sa kogud energiat. Ja tegelikult ükskõik, mis hobi sul on, seda on võimalik oma ettevõttes rakendada äriks. Mingit nüanssi sealt on võimalik äriks teha. Näiteks tantsimine oli mu kirg. No ütelge nüüd, mis raamatupidamises on seotud tantsimisega väga palju. Sest sa tantsidki läbi erinevate seaduste. Laveerid erinevate seaduste vahel. Ja see on see, mis mulle meeldib. Nii, ja võidki kirjutada, mis tegevusid sa nautisid viimases töökohas. Et sa saaksid aru, et mis olid need protsessid, tegevused, mis sulle nagu seal sobisid ja meeldisid. Et see on nagu ka see, mida sa saad nagu kirjutada siia. Ja sellest tulenebki siuke nagu pilv kokku. Pilv või tabel. Maatriks on õigem sõna. Vabandust, maatriks. Kus siis me tegelikult näeme ka selle ikigai ära. See keskse koha, mis tõmbab need 4 asja kokku. Ja tegelikult siin on äriidee kõik olulised komponendid olemas. Et see on ka üks võimalus äriideed otsida. Nii, võtame siis teema valdkonna järgmisena. Mis on sinu huvid? Mis valdkonnas on sinu huvid? Mõtle raamatute peale, mida sa viimati lugesid või siis sul on praegu kapi kuskil najal on ja ootavad lugemist. Kui sa isegi vaatad oma raamaturiiulisse, siis sa saad väga täpselt aru, mis valdkonnast raamatud sul on seal. Et mul on, kuna mul riiulit ei ole kodus, siis mul on tornid tehtud ja see on 3 torni. Üks torn on kodu, sisustus, lapsed. Teine torn on ettevõtlus ja kõik juhtimise strateegiate ja sellega seoses raamatud. Ja 3. torn on siuke nagu esoteerika ja maagia ja mingid siuksed meditatsioonid ja asjad. Nii et väga hästi on näha, mis minu need 3 torni on, mille vastu mina huvi tunnen oma elus. Et, ja mida sa meediasse jälgid? Milliseid saateid sa vaatad? Mis on viimane saade, mida sa vaatasid? Ja mis on sellest, mis sulle nagu meeldis? Et vaatan telekat päris vähe. Ja põhjaliselt ainukesed asjad, mida ma olen nõus vaatama, multikad on ju. Aga see ongi seotud sellega, et mulle meeldib see fantaasiamaailm, kus nad elavad. Ja teisalt mulle meeldivad mingid armastuse komöödiad või siis poissmehed või mingid siuksed asjad. Ja 3. teema on toitumise teema, mis mulle meeldib, igasugused toitumise teemad saated.
et need on need, millega mina nagu oma aega veetan, kui ma vaatan telekat. Ja tegelikult siit jälle tulevad need valdkonnad teemad väga hästi välja, mille vastu mul on huvi ja mida ma võiksin tulevikus oma ettevõttes kasutada ära. Nii, sinu inimesed. Meil ei ole vaja oma ellu neid inimesi, kes meile ei meeldi või siis kes võtavad meilt energiat. Meil on vaja neid inimesi, kes meid toetavad, annavad meile energiat, kelle juuresolekul me tunneme ennast hästi. Ja kõige põhilisem lähtepunkt on äriidees minu jaoks see, et kes sinu sihtrühm on. Milliseid inimesi sina tahad enda ümber? Kui sa oled ära määratlenud oma sihtrühma, siis sellest lähtuvalt sa saad edasi vaadata, mis on selle sihtrühma vajadused üldse. Näiteks Tripod-test ka tegi mulle selgeks selle, et mulle ei sobi loomadega töö ja vanade inimestega töö. No, ma ei kujuta ette, et ma teeks mingit mul oleks äriidee selle sihtrühmaga. No ei ole, ja kui ma mõtlengi mingi äriidee välja ja ma mõtlen, et oi, et need tulevad mulle sihtrühmaks, siis see ei ole minu jaoks. Et mõtle enda jaoks ka, kes on sinu sihtrühm. Et täiesti sukselt nagu jäigalt, kas need on mehed, naised. Nad võivad küll mõlemad olla, aga et keda sa rohkem eelistad, kes su ideaalne sihtrühm oleks. Mis vanuses nad on? Mis taustaga? Kas või haridus, kas või töötaust, valdkond, kus nad tegutsevad. Regionaalselt võid ära määratleda, kus nad võiksid elada, kas maal või linnas. Või siis Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis, mida iganes, et millised on nende väärtused näiteks. Et milliseid inimesi sa tegelikult enda ümber igapäevaselt tahad. Et kes on sinu sihtrühm, kellega sa oled nõus tegelema. Et mina olen enda jaoks väga täpselt ära määratlenud, et minu sihtrühmaks on naised ja eelistatud väikeste lastega naised. Et kellel on kodus väiksed lapsed. Miks? Sellepärast, et see on nii hingelahedane teema minu enda jaoks. Et kuna mina olen mõlema lapse juures kogu aeg tööd teinud ettevõtjana ja ma olen nautinud seda protsessi, et see ei ole alati kerge olnud, ma ei räägi, et mul on nagu kogu aeg suu naerul ja ei oleks ühtegi pisarat, aga ma olen nautinud seda eluetappi enda elus ja ma näen, kuidas see on tohutu võimalus, mida naised saaksid tegelikult ära kasutada. Seda aega, mille nad on väikse lapsega kodus, just selleks, et teha neid asju, mida me siin praegu selles plokis teeme. Mõtelda enda jaoks selgeks, kes sa oled ja mida sa tahad siit elust. Ja esimene aasta ju vanemahüvitise kaudu sind tegelikult toetatakse finantsiliselt. Et sul on see võimalus lihtsalt võtta see aeg maha, tegeleda oma lapsega, aga ka mõtelda enda jaoks välja, mida sa tegelikult tahad teha. Ja see on see sihtrühm, kellega mulle nagu sobib töö ja keda ma näen, et ma suudan väga hästi inspireerida ja need ebakindlusest välja tuua. Sest ma olen ise olnud seal. Et mõtle välja ka see sihtrühm, kes sind nagu silma särama paneb. Et mis on need omadused sellel sihtrühmal, keda sa tahaksid oma ellu. Seepärast, et tööl me veedame mitu protsenti oma igapäevast, päris palju. Ja tore oleks, kui meie ümber oleks need inimesed, kellega me tahame töötada ja kes meile sobivad. Ja see on ka üks oluline. Ja täpselt samamoodi ongi see, milliste inimestega ma soovin suhelda. Et kui sa täpselt ei tea, kes su sihtrühm on, siis vasta sellele küsimusele. Ja küll me siis leiame selle ja paneme kokku need pusletükid oma vahel. Nii, ja kes sind inspireerib? Noortel on hea mõiste iidol on ju. Teismeeas võid iidolid. Tänapäeval ongi siis nagu siuksed influencerid ehk siis mõjutajad. Et kui sa mõtled oma igapäevast nagu siuksest elu,
et kes need inimesed on, kes sind nagu inspireerivad oma tegemistega, kelle tegemisi sa jälgid hea meelega ja sulle tunduvad nad põnevad. Sa võid vabalt kirjutada, mis neid inimesi teeb sinu jaoks eriliseks, et mis valdkonnas ta esiteks tegeleb ja mis tema juures sind nagu paelub. Ma ei ole hull jälgija kuskil Instas või Facebookis, aga näiteks mõtle, kes nagu eraisikutest on sellised, keda ma hea meelega jälgin. Instagramis on üks naine, kellel on 5 last ja ta tegeleb ka toitumise teemal ja treenerid, treeningkavad ka, nad on mehega ja neil on 5 last järjest suhteliselt pudinad niimoodi, üks on vanem ja nad kogu aeg reisivad ka ringi ja neil on internetipõhised toitumiskavad ja millegipärast mulle nagu kuidagi see naise suhtumine meeldib. Aga ma tean ka miks, sest tema jaoks ei ole ühtegi tabuteemat. Et ja ta on hullult optimistlik ja siuke lõbus ja fun, et kõik ta nagu videod on sellised fun'id ja mõnusad, et mulle sellepärast meeldivad. Mõtlen, et kelle story'sid ma ka nagu alati vaatan, huvitav. Mingid muusikute oma ma olen ka nüüd lisanud endale sinna, aga ikkagi oligi, mul on nagu see toitumise teema millegi pärast siuke teema. Ja mingeid koolitajaid ma ka jälgin just sellepärast, et vaadatagi, et kuidas nemad asju teevad, mis mõtteid see minust tekitab, kas ma võiks ka midagi sarnast teha või siis kuidas mina saaks teha asju enda moodi. Et mitte nagu kopeerida teist, vaid teha asju enda moodi. Et need on need, et vaata ka enda ümberringi, et mis inimesed sind nagu kelle poole sind tõmbab. Et, ja mis on need faktorid või miks sa lähed nagu nende juurde. Et mina tikungi minema siukeste rõõmsameelsete, positiivsete inimeste juurde. Ja milliseid omadusi sa teistes inimestes imetled? Sest tihti me imetleme neid asju, mida me tahaks endale. Ja meil on võimalik need saada. Kui me kasvame, siis meil on võimalik mingil määral need endale saada. Et aga tegelikult vaata natukene ringi, et milliseid inimesi sa imetled ja mis sa nendes imetled. Seepärast, et sihtrühm ongi äriidee üks võtme küsimus ja kui sa kaardistad enda jaoks ära sinu inimesed, siis see sihtrühma valik tuleb väga lihtsalt. Ja sealt kasvab ka see sinu sihtrühmast tulenev vajadus välja, mida sa äriplaanis saad hakata nagu kirjeldama ja lahendama selle inimese jaoks. Et ja see ei pea olema nagu valmis vajadus. Ma praegu senigi otsin ju seda õiget kombot või õiget nagu siukest nagu tasakaalu, et mis minu sihtrühm just vajab, mis vahendeid temal on vaja, mis tuge tal on vaja, mis formaadis on tal vaja. Et see ongi kogu aeg siuke nagu toote ja teenuse disain, pidev protsess. Et ma tahan, et enda jaoks mõtleksite välja, et see, mis me siin äriideena kirja paneme, see ei ole kunagi lõplik variant. See on see, mis kogu aeg, see mõtteviis on see, mida ma tahan, et te mõtleksite. Et te kogu aeg vaataksite, kuhu te saaksite areneda, kuhu te saaksite kasvada. Mis on need osad, mis te jätate alati alles, mis on teie enda sisemised osad, et mis on teie ikigai, mis teebki sellest äriideest või äriplaanist teie, et seda ei tohiks ära kaotada. Aga kõik muu on muutuv kogu aeg nii-öelda kasvavas keskkonnas. See on meetod tegelikult, mis kunagi tahaks internetipõhiselt platvormiks ka teha, et see on üks mu äriideedest. Et sealt luuagi see kogukond, et mis tegelikult sellest maatriksist kokku peaks tulema, on keskele jälle see teadmine, nagu ikigaiski. Et see teadmine, mida sa tahad tegelikult teha. Ja mis on need nüansid, mis sinu jaoks on olulised selles äriplaanis. Et ma näen selles maatriksis väga võimsat nagu siukest vahendit.
mõtlengi, et mis mul oli rohkem küsimusi. Seda maatriksit tegelikult olen ma katsetanud 2 ettevõtlusprogrammi naiste peal ära ja ma tahaks väga, et te saadaksite mulle ka pildi oma maatriksist või siis faili saadaksite, et ma näeks ka, sest minu jaoks on sealt väga palju infot, mille põhjal mul on parem teid nõustada. Ma mõistan, millised inimesed teie olete ja kuhu suunda seda äriplaani tegelikult suunata. Et võimalusi on meil nii palju, aga me peamegi lähtuma teist endast. Ja see maatriks tegelikult võimaldabki minul saada seda infot, mida mul on vaja, et teid paremini nõustada ja teie äriplaani nihutada veel rohkem teie poole. Sest tihti me ebakindlusest tunneme, et me ei soovi seda teha. Nii. Mis siis veel selles teemas? Järgmine plokk on ka hästi selle teemaga seotud, on iseenda tugevuste. Ehk siis juba selle mõttena te võite tegelikult mõtiskleda ka siia maatriksisse oma viimaseid töökogemusi, mis on need nüansid ja asjad, mida te tegelikult tahaksite siia maatriksisse paigutada oma viimasest töökogemusest või viimasest 3 näiteks, kui teil on neid nii palju. Ja see annabki väga hea ülevaate. Me kasutame kogu selle info tegelikult ära. Nii, alati on traditsiooniks, ma räägin oma loo lõppu. Ma tegelikult rääkisin suhteliselt kõik siin juba ära. Ja tegelikult on ka üks huvitav nüanss. Inimesed eeldavad, et kui sa valid ühe äriidee, siis sa ei saa millegi muuga tegeleda. Ma olen enda jaoks väga palju mõtisklenud sel teemal ka. Et mul ongi nii palju huvisid ja hobisid, mis omavahel on täiesti äärmuses. Et et mõned ütlevadki, et halloo, raamatupidamine ja noortega tegelemine ja loovus on ju. Et kui mul on haridustaust on ka kehakultuur ja majandus. Minu jaoks nad nii üksteist lingivad ja täiendavad. Aga ma ei oleks kujutanudki eales ette oma tööelu niimoodi, et ma oleks valinud ühe suuna. Sest et minu jaoks ongi see normaalne, et ma mõnes mõttes olen killustatud, aga samas mul ongi need 2 suunda paralleelselt kogu aeg. Nagu ka praegu, mul on mitu erinevat suunda, kui te lähete meie kodulehele ettevõtlik.ee, siis te näete, et seal on väga palju erinevaid. Ja ma olen tegelikult mõelnud tükk aega, et kas ma tõmban kodulehed lahku täiesti ja teen iga asja jaoks eraldi juriidilise keha või mitte. Praegu ma olen jätnud need 11 võib-olla mõnes mõttes välistavad ideed ikkagi kokku ühte keskkonda sinna kodulehele. Seepärast, et tegelikult minu silmis koduleht enam ei müü. Et müüvad mingid muud strateegiad ja müüvad hoopis teised vahendid tänapäeval. Koduleht toetab seda kõike, et see oleks usaldusväärne, aga see ei müü sind nii-öelda sinu toodet või teenust. Müüb midagi muud. Ja ma ei arva ka praegu, et ma peaks midagi ära jätma. Raamatupidamine pakub mulle ühte nüanssi minu tööalast ja koolitamine teist nüanssi. Ja 3. nüanss on siis minu puhul siis maagiline pool ja mul ongi nädalad ära väga jaotatud selle vahel, nädalapäevad ka, et hoida seda tasakaalu erinevate osadega iseendas. Et tahes-tahtmata ju elus lisaks töörollile täidame ka muid rolle, tema roll ja sõbra roll ja naise roll ja mehe roll ja nii edasi, et kõik selle vahel peab olema tasakaal. Et sellepärast mõtlengi, et töö, sa võiksid olla sina ise, et sa suudaksid seda tasakaalu kogu aeg hoida. Ja sa suudaksid täita ka teisi rolle paremini. Et sul on rohkem energiat täitmaks ka neid rolle, mis väikeste laste kõrved sa tahes-tahtmata oled ikka ema ka ja kui nad suureks kasvavad ikka oled ema, et see roll niipea ei kao sul
tavaliselt naistel. Et ja meestel isa roll ka, et kui nad ise ei ole valinud teisiti või emad ka. Et ühesõnaga ära mõtle, et sa nüüd pead väga tugevalt hullult valikuid hakkama oma elus tegema. Sa võid neid asju teha, aga oluline on leida tasakaal erinevate nüansside vahel. Ja töötukassa formaati mõteldes me peame valima ühe suuna, aga see ei tähenda, et see ei välistaks sinu jaoks midagi muud ka. Et nüüd, kui me sinna äriplaani see 20 lehekülge valmis kirjutame, nii, et siis kõik aastad, päevad sa veedad selle äriga, et sa teed muud elu ka, elad muud elu ka, nii et ärge võtke seda nagu väga drastiliselt, see on lihtsalt üks osa ka mõnes mõttes teie eludest, et mida te enda jaoks väga täpselt ja põhjalikult läbi mõtlete lihtsalt. Et mida see äriplaani formaat võimaldab. Ja praegu ka, ongi, mul on väga palju erinevaid valdkondi, millega ma tegelen ja see on okei minu jaoks. Oleneb ka inimesest loomulikult, see on lihtsalt üks osa minust. Nii. Aga nüüd vist ongi kõik selle plokiga. Ja järgmises plokis me liigumegi siis teie arengukohtade ja võimaluste juurde ja teeme teile tegelikult SWOT-analüüsi teile kui inimesele. Et ja natukene kaardistame ka mõnes mõttes, milline inimene sa oled, selleks, et sul pärast oleks lihtsam ka meeskonda luua. Et me tihti tegelikult valime enda ümber meeskonda, ma ütlen, et sihtrühm on teada, aga meeskonda inimesi liiga enda sarnaselt, ehk siis eduka meeskonna võti on natukene kogu aeg nihutada neid piire ja mugavustsooni laiendada. Ja oluline on siis teha hoopis õigetel lähtepunktidel need meeskonna liikmete valikud. Aga ärge siis unustage selle video lõppedes kirjutama, mis sa õppisid uut, mis kuupäeval sa vaatasid seda ja ma oleks väga tänulik, kui te saadaksite selle maatriksi ja ka Ikigai, kui te teete ilusa kuju näiteks endale, Ikikaist pildi. See annab väga palju infot mulle, et milline inimene sina oled ja see aitab mul sind paremini aidata ja mõista, mis osad selles äriplaanis peavad jääma kindlalt sinuks ja mis osad võivad nagu muutuda. Okei, tšau ja edu mõtisklemisel!